Sa poiss. Tere, kallis kogudus. Nii tore teid näha, kes te olete vaatamata kõigele siit läbi pressinud külma ja lume, aga kõigile teile ka õnnistatud veebruari algus, kes te vaatate meid üle interneti ja nii nagu me juba palusime, siis tõesti terve hulk inimesi on, keda on haigus erineval moel maha murdnud. Aga sa oled tubli, et sa vaatad ja oled osaduses, sest nii nagu Jeesus ütles, et inimene ei ela ükspeenis aspiriinist ja terafluust, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. See läheb peaaegu nagu juba riimi, eks ju, et loomulikult, kui oleme haiged, siis tuleb oma ihu eest hoolt kanda, tuleb võtta hoog maha, et organism kosuks, tuleb võtta neid ravimeid, mida on ette kirjutatud, aga sama protsessi keskel ei tohi kuidagi ennast välja tõmmata sellest Jumala elava veeallikast, sest see on see, mis viib meie elu edasi ja nii nagu Thessalonika kiri nii julgustavalt ütleb, et Jumal kuidagi ei tegele ainult meie vaimuga. Tema jaoks ei ole oluline see, et ainult me kusagil sisemise inimese poolest hiilgame ja särame, vaid et ta ütleb nii konkreetselt ja selgelt, et kogu meie hing ja vaim ja ihu säiliks tervikuna. Vana tõlge ütles laitmatuna, aga see mõte paremas võtmes on nagu terviklikuna, kuni issand Jeesus tuleb tagasi. Olgu siis kogu inimkonna mõttes tuleb tagasi või meie elude mõttes, et me võiksime tervikuna olla ja seista nii, et saage terveks, aga kosutage ka oma vaimu. Mul lihtne küsimus, enne kui lähme tänase sõna juurde, millal sa viimati pusled kokku panid? Tuleb sul meelde, millal sa viimati pusled kokku panid? Ma tean, Signe nii toredalt ütles, kui ma ennem küsisin, et ta oli täna öösel pannud. Kas keegi, ma ei tea, pani täna hommikul kokku ja jõuab veel temast ette? Mina ise ei ole väga suur pusleiinimene, aga mul on mõned lähedased sugulased, kes armastavad puslepanemist ja mõned tuttavad. Ja ma olen ikka ise mõned korrad ka pannud ja puslega loomulikult iga tükk, iga detail on hästi oluline, sest kui mingi jupp kaob ära, no siis lõpuks, mis iganes vaeva sa nägid, oli see 1000 või selle pildi peal on mitme 1000 pusletükid. Sa oled tohutult vaeva näinud ja lõpuks mõtled, aga see asi ei tulnud kokku, sest 1 või 2 tükki jäid puudu. Aga mitte vähem oluline on tegelikult saada ka aru kogu pildist, kuhu need tükid peavad asetuma, sellepärast, et kui meil ei ole aru saama sellest tervikpildist, siis me jäämegi aeg-ajalt nende 1 tüki või 2 tükiga nagu punnima ja pusima ja me ei saa sealt edasi. Me oleme kogudusena mõnda aega juba käinud mööda mäejutluse rada ja seal on tegelikult iga mõte, mida Jeesus edasi andis ja mida Püha Vaim on meieni täna lasknud erinevate kirjutajate kaudu tuua, on hästi oluline, hästi tähtis. Ükski mõte ei ole seal selline, et seda pole küll vaja. See tead, lõpuks hakkad pilti kokku panema, saad aru, et midagi olulist on puudu. Aga samas on hästi oluline, et kui sa võtad midagi, mis on täna sinu jaoks väga kõnekas ja oluline, kui sa mõtled tagasi ka nendele pühapäevadele, kui me oleme tulnud koos läbi mäejutluse, ma väga loodan, et nendel teenistustel, lugemistes, palvetades, seal on olnud midagi, mida Püha Vaim on sinu sees esile tõstnud ja öelnud, see on see oluline tükk täna. Sellega tegele. Vaata, kuidapidi see asetub sinu ellu. Sa oled proovinud seda ühtemoodi panna, võta pane teistmoodi. Ei sobinud, keera veel, katseta, ära jäta järgi. Aga teate, siis ikkagi tuleb ka see kõige olulisem tükk asetada tagasi tervikpilti ja vaadata kogu mäejutluse konteksti ka. Öelda, Jumal, aita mul aru saada, kuidas see asetub kogu sinu erilisse armuloosse. Ja kui me täna oleme nii olulise teksti juures, mis algab Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 1. salmiga ja tegelikult kogu see kontekst on kuni 11. mida me loeme, aga peamiselt me täna seisame selle 1. salmi juures, siis see on iseenesest väga oluline. Eriti ma arvan tänasel ajastul, kus me oleme väga kiired ja varmad solvuma, sellepärast, et meie üle mõisteti kohut, aga nii kui me solvunud oleme, me mõistame kohe nende üle kohut, kes meie üle kohut mõistsid, on ju nii, eks ju. Me teame täpselt, kes nad on, mis nad on ja mis nad tegid. Aga ometigi see tekst asetub ka konteksti ja me vaatame natukese seda konteksti peale seda, kui me oleme selle ära lugenud. Nii kui sul on olemas piibel, iganes paberkujul, digitaalsel kujul, ma ei tea, kas on veel mingi kuju, võib-olla keegi on pähe õppinud, need on siin sinu sellises aju virtuaalsel kujul, võta see lahti ja loeme koos Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 1. 11 salmi. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga te kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle ja mis mõõduga te mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas? Palki iseenese silmas aga ei märka. Või kuidas sa võid vennale öelda, lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja näe sulle endal on palk silmas?
sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Ärge andke seda, mis on püha koertele. Ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad ei teid tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Kas on teie seast sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes te olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad. Aamen. Ja tegelikult terve mäejutluse kontekst läheb loomulikult edasi, me täna lihtsalt peatume siin korraks. Ja vaadake, seda tänast teksti saab hästi niimoodi üldistavalt 2 jagada. Kõigepealt esimesed 6 salmi, mis siis pigem ütleb, ära tee seda, ära mine sinna, ära mõtle nii, ära ütle nii. Ja siis tuleb see pööre 7. salmis, mis nagu toob esile selle, et tuppa tulles, miks on vaja ennem käed puhtaks pesta? Sellepärast, et kohe saame hakata sööma kõige paremini grillitud liha ja seda lihtsalt, see on nii hea liha, et seda, vabandust nüüd, kes liha ei armasta, aga proovige siis kaasa tulla, seda lihtsalt ei saa kahvli ja noaga süüa, seda peab nii-öelda sellise viimse reliikvia moodi, sa võtad kätte ja naudid ja mõtled, kui hea. Sest et kui sa käsi puhtaks ei pese, siis juhtub nii nagu reaalgümnaasiumi paljude, nüüd ta ei ole gümnaasium, nüüd on reaalkooli paljude õpilastega, jäävad haigeks ja elu jääb seisma. Hästi üldistades võiks öelda, see on nagu see mõte. See esimene pool kirjeldab, ütleb, et tee ennast puhtaks, vaata ennast üle. Tegele iseendaga, sest see, mida ma tahan sulle anda, ma tahan, et sinu palved võiksid olla vastatud. Ma tahan, et sinu koputamise peale uksed avanevad. Ma tahan, et see, mida ma sulle olen andnud ja plaaninud, et kogu Jumala vaimu täius võiks saada välja valatud, kallis Jumala laps sinu peale, jääb muidu tulemata. Ja kõigepealt mitte sellepärast, et mida me teeme, vaid nagu me varsti hakkame ütlema ja vaatama, eelkõige sellepärast, kuhu kohtu mõistmine või teiste inimeste ellu lõplikute hinnangute panemine meid asetab. Meid asetab ta sellisesse kohta, sellisesse platvormi, et lihtsalt Jumala õnnistused ei pääse sinna ligi. Et mulle väga meeldib see Jumala sõna loogika, vähemalt nii nagu mina seda näen ja mõistan, et Jumal lihtsalt niisama ei ütle meile, ära tee, ära puutu, ära ole, ära mine, vaid alati, kui sa näed kusagil Jumala sõnas midagi sellist, mille kohta mõtled, ma just tahtsin. No nagu vanasti öeldi, eks ju, et kõik see, mille kohta piibel ütleb patt, et see on tegelikult ju selline hea, okei, teeb paksuks, teeb natukese rumalaks ja laisaks, aga hirmsalt tahaks. Aga tegelikult, kui me hakkame vaatama, siis iga kord, kui Jumal ütleb millegi kohta, ära tee, siis sellepärast, et selle taga on mingi eriline õnnistus. Ja täna selles kontekstis ka. Aga nüüd tulles täna selle teksti juurde, võib-olla korraks ma tahan lihtsalt 3 lühikest sissevaadet üldse teha nii-öelda sellise kohtu mõistmi või kohtu aujärje või kohtu teemale, sest et seal ta ütleb, ärge mõistke kohut. Esimene asi, kui me näeme Jumala sõnast, siis Hebrea 9:27 ütleb väga konkreetselt ja lihtsalt, me kõik oleme ühel hetkel kohtu all. Mitte sellepärast lihtsalt, et me midagi halvasti tegime. Või mitte lihtsalt sellepärast, et midagi hästi tegime, vaid sellepärast, et see Jumala täiuslik headus ja täiuslik õiglus, mis ristil, täpselt see risti moodustab, on loodud selle printsiibi järgi, et me kõik eranditult ühel hetkel anname aru sellest, millist elu me oleme elanud, milliseid mõtteid me oleme mõelnud, milliseid sõnu me oleme kasutanud ja milliseid tegusid teinud. Hebrea kiri 9:27 ütleb, otse kui inimestele on seatud ükskord surra, siis pärast seda on kohus. Ja sealt ei ole mingit shortcuti, sealt ei ole mingit möödapääsuteed, midagi muud. Koguja 12 ja 14 ütleb, sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Ja võib-olla meie sellisest nagu kultuurilisest taustsüsteemist tundub, et alati kui keegi ütleb kohus, siis see tähendab kohe, et ja appikene, midagi halba peab juhtuma, midagi on nüüd korrast ära. Ei, tegelikult hästi üldistavalt piibli kontekstis see on kokkuvõtte hetk, kuidas me oleme elanud. Aga ma arvan, meie ajastul, kus tundub just kui tõde päriselt ei olekski olemas ja see on ainult üks suur relevantsus, siis relatiivsus, siis meil on nagu hea ja oluline endale meelde tuletada, et me kõik ühel hetkel tegelikult asetume Jumala kohtu ette.
Ja see paneb meie elu teod, meie elu mõtted ja meie elu otsused hoopis teise perspektiivi. Mitte ainult see, mida ma peeglist näen, mitte ainult see, mis peegeldub minu suhetes, vaid tegelikult see ka, mis ühel hetkel peegeldub Jumala palge ees. Ja Piibel räägib, Jeesus kordab seda ikka ja jälle ja ta toob läbi tähendamissõnade selle pildi ette, et selles kohtujärje ees tegelikult eraldatakse sikud ja lambad. Vähemalt nii, nagu meie mõistame Piiblis. See on üks nendest kohtadest, kus me natukese saame teistmoodi aru kui päris varajased osad kirikud, et pärast seda ei ole enam mingit puhastust tulnud. Ei ole enam seda kohta, kus kuule, õpetaja, no kuule, kuidas siis nii, ma alles 4. korda kukkusin eksami läbi. Võib ju veel tulla järele eksamile, aga 5. ja 6. korda. Ma lihtsalt ei ole viitsinud õppida, aga proovin nii kaua, kuni äkki õnnestub. Piibel ütleb, et kui ühel hetkel meie elul on joon all, siis nagu seda varianti ei ole. Ja sellepärast on nagu hästi oluline, et kui me vaatame ka seda tänast Jumala sõna, siis me seda sama teiste üle kohut mõistmisest peegeldame sellelt lähtuvalt, et ühel hetkel seisan mina kohtu ees ja minu mõtted ja minu sõnad ja minu tööd on siis Jumala ees avalikud. Kui midagi on olnud valesti, nüüd see järgmine perspektiiv, mida nii Vana Testament kui Uus Testament kohtu mõistmisest hästi selgelt esile toob, ta tegelikult julgustab, et meie inimestena, Jesaja ja teised prohvetid toovad seda võrdpilti ja ütlevad, tule iseendaga kohtusse. Mulle meeldib, seda on ilmselt teised ka öelnud, aga aastaid tagasi Timo Lige ühes jutluses minu arust ütles nii toredalt, et mida tähendab täna iseendaga kohtusse minna, on see, et Jumala palge ees kohtuda päris iseendaga. See ei ole see, et ma hakkan ennast peksma, ennast süüdistama, aga ma olen valmis Jumala ees olema päris iseendaga koos. Tänama Jumalat nende heade asjade eest, mida ma Jumala ees võin kogeda ja kui Püha Vaim ütleb, et hästi tehtud see Ustav Sulane. See oli hea, et sa täna võtsid aega sõnaks ja palveks, siis ma ei pea Jumala ees ütlema, ei, see tuli liiga vähe. Ma ikka olen piisavalt veel laisk ja loll ja rumal, et tuleb ikka igaks juhuks ennast veel piitsutada. Ei, seal samas Jumala kohtu ees, kui Jumal millegiga tunnustab, tuleb öelda, et väga hea. Jumal, mul on hea meel selle üle ka. Ja kui Jumal kusagil meid korrigeerib, siis tuleb meelt parandada. 1. Korintuse 11. peatükk ja loeme sealt 31. ja 32. salmi. Seal Püha Vaim ütleb tegelikult Pauluse kaudu nii lihtsalt ja nii konkreetselt. Kui me aga iseenda üle õigesti otsustame, osad tõlked ütlevad juba seal ka kohut mõistame, siis ei mõisteta meid hukka, kui meie eneste üle kohut mõistame. Siis Issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Või ma ei tea, millal sa viimati palvetasid sellist palvet, mida Püha Vaim on lasknud 39. psalmi kaudu meile tuua. Sealt on 23 ja 24 salm. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Me oleme täna väga selles ajastus ja see on nagu meie selline kultuurivool, mis surub meid kõiki, ma arvan peale. Jumal, vaata nende peale, tegele nendega. Ma ütlen küll, need peab muutma, need peavad seal meelt parandama, aga Püha Vaim läbib salmide tegelikult mitmeid ja mitmeid kordi on loonud meile selle mustri. Ja jällegi ma tahan öelda, et siin sellesama kohtu mõte ei ole selles negatiivses võtmes, vaid selles samas, kui sa lähed autoga ülevaatusele, ma ei tea, siin minu põlvkonna inimesed, võib-olla noorematel neid traumasid ei ole, minu põlvkonna inimesed, ma mäletan, iga kord, kui ma selle vana kristliku romuralliga ülevaatusele läksin, ükski kord ei olnud seda kindlust, kõik on korras ja arvasid, jumal, ma ei tea, ma andsin oma parima, kõige palusid, et äkki sellel ülevaatajal võiksid olla täna valed prillid ees, et ta kõik ei näeks, siis võiks ilmselt piduristendil võiks midagi viga olla, et ta kõiki minu pidureid õigesti ei hindaks või et see tunne oli alati. Ma täna näen, et nooremal põlvkonnal ja need inimesed, kes on endale autot poest ostnud, nad lähevad vastupidi ülevaatusele. Väga põnev, lähme vaatame, mis siis selle uue auto elu üldse näitab. Sest et praegu sõidan olen, aga võib-olla tuleb välja, et mida on viga, siis lähen lasen korda teha. Mul on võtnud tükk aega, et seda mõtteviisi enda peas nagu ümber. Täna ma oma töökohalt saan sõita päris uue autoga ja eelmine aasta, kui see läks ülevaatusele, teate, see vana jõnks käis mul samamoodi läbi. Ma ütlesin, oi jama küll, ma ei saa mõelda, kuule, mul on praktiliselt uus auto ja kui midagi viga on, see remonditakse ära. See ongi selline, kus ma iseendaga, päris iseendaga lähen ja seisatan Jumala palge ees. Ja siin on nagu selle mõttekorrektsioonis meile kõigile hästi oluline hetk.
Ja siis on see hea julgus, mida ütleb Hebra kirja 4. peatükk 16. salm, et minge julgusega armu aujärje ette, et te leiaksite armu ja saaksite abi õigeks ajaks. Mind on väga nende jõulude ajal tegelikult inspireerinud Joosepi lugu ja olen siin ja seal sellest jutlustanud ja kuidagi ikka jälle see mees on selles mõttes ka mulle eeskujuks, et kui palju saab öelda ilma ühegi sõnata. Vähemalt Uus Testament ei ole mitte ühtegi sõna tema suust meieni toonud. Ta on täiesti vaikiv tunnistaja ja väga mõjus mees, aga on sügavad jutlused. Aga üks asi, kui lugeda seda jõululugu, siis minu arust võt seesama, Joosepil oli nagu kõik absoluutselt, tal oli Jumala sõna kohaselt õigus, tal oli kultuuri kontekstis õigus saata see Maarja minema. Aga kui me loeme ja vaatame, siis me näeme, et Joosep oli jumalakartlik mees, ta oli õiglane mees, nii nagu Piibel ütleb, ta käitus Piibliga Vanatestamendi mustri järgi. Ta ei eiranud seda, et on probleem, ta ei öelnud, et seda pole olemas, aga ta küsis seda küsimust, kuidas nüüd seda tõde teada saades võiks jumalakartlikult esile tulla halastus. Ja siis ta nägi öösel ilmutust, võta see naine enda juurde, sest laps, kes temast sünnib, on teilt pühast vaimust. Ja me näeme, see absoluutselt ei diskriteerinud tõde. Aga halastus tuli täiesti uuel moel esile ja rist oli jälle püsti lükatud. See armu, see vabaduse, see muutuse sümbol. Ja täpselt seesama, kui meie kõigepealt saame aru, et ühel hetkel me oleme kõik Jumala kohtu palge ees ja me peame aru andma absoluutselt kõigest, see, kes me oleme, see, mida me oleme teinud, see, mida me oleme mõelnud. Teine asi, Piibel õpetab ja julgustab meid, et praegult on tegelikult see ülevaatuse punkt kogu aeg avatud. Et ma käiksin Jumala ees. Ise palves, ise piiblit lugedes, aga see nüüd on see koht ka, kus me peame kõik endale tunnistama, eranditult kõigil meil on omad pimedad nurgad. Ja seal on aeg-ajalt oluline, väikestes gruppides, on see kodugrupp, mõnedes kogudustes on see DNA grupp, küsida teistelt tagasisidet. Selleks, et ma võiksin saada tõde kuuldes, armu oma elus üles leida taas. Ja nüüd kolmas asi, kui me räägime kohtust ja me tulemegi nüüd selle konkreetse teksti juurde, on see, mida Piibel õpetab ja see on huvitav, et see on üks nendest, kui Jeesus ütles, ärge mõistke kohut, mida teised apostlid korduvalt ja korduvalt ja korduvalt tegelikult Uues Testamendis samamoodi esile tõid. Mäejutlus toona kontekstis oli ju jutlustatud tegelikult juutidele, valitud rahvale. Ja paraku me näeme, et see kutsumus, mis ütles, et nad on valitud rahvas, nad on Jumalale eraldatud rahvas. Mida ütleb Vana Testament? Selleks, et nad jutustaksid Jumala suuri aulisi tegusi, oli kuidagi märkamatult nende elus jõudnud sinna. Me oleme Jumala valitud ja eraldatud rahvas ja see on teinud meid elitaarseks. See on teinud meid kõiketeadjateks, see on teinud meid professionaalseteks kohtunikeks, kes enne, kui inimesed jõuavad juba Jumala kohtujärje ees lammasteks ja sikkudeks eraldada, meie juba teeme selle ära. Ja sellepärast me näeme, kuidas Jeesus tegelikult Johannese evangeeliumi 3. peatükis, me teame 16. salm on kuldsalm, eks ju. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et oleks igavene elu. Ja see 17. salm seal järgi ütleb kohe, ka Jeesus ise ütleb, Jumal ei ole läkitanud ju oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Ja ma arvan, see on nüüd see šabloon või see võti, läbi mille me peame nüüd seda Mattuse evangeeliumi 7. peatüki 1. salmi hakkama vaatama. Ärge mõistke kohut. Paulus kirjutab roomlastele, see on nagu päris radikaalne koht, kui me vaatame Rooma kirja 1. peatüki lõppu. Siin ta loeb ette mingi terve rivi halbu asju, no ma lihtsalt loen ja ütlen seda, siin on mingi kurjus, ahnus, tigedus, kadedus, laim, Jumala vihkamine, julmurid, nii edasi, ta kirjeldab neid inimesi ja siis 2. peatüki alguses ta tegelikult kutsub üles inimesi ja ütleb, et isegi selliste inimeste suhtes ärge teie olge kohtumõistjad. Sellepärast kohut mõistev inimene, see on siis 2. peatüki 1. salmid, ole sa kes tahes, sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüd iseenese. Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju seda sama. Ent me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle, kes niisuguse asju teevad. Sina aga, inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisuguse asju teevad ja teed ise seda sama. Kas sa arvad, et sa siis pääsed Jumala kohtu otsusest? Või kui me vaatame
sealt näiteks Jakobuse kirja 4. peatüki 11. salm ja sealt ümbert, siis ta 10. ja 11. salm, ta ütleb nii, et alanduge issanda ette, siis ta ülendab teid. Ärge halvustage üksteist, vennad. Kui keegi halvustab või arvustab oma venda, siis ta halvustab ja arvustab ju tegelikult seadust. Kui sa ka seadust arvustad, siis sa ei ole seaduse täitja või kohtunik. Ainult üks on seaduse andja ja kohtunik. Tema, kes võib päästa kui hukata. Aga kes oled sina? Sa ligimise arvustaja. Ja nüüd siit tegelikult nendest Pauluse ja Jakobuse tekstist tuleb välja, miks see kohtumõistmise lõpliku hinnangu andmine on nii kriitiline, et selle taha jäävad kinni palvevastused, nii nagu me lugesime, koputad ja uksi ei avata. Lõpuks isegi selle taha jääb kinni see, et sa palud leiba ja su ellu tuleb hoopis kivi. Sa palud kala ja su ellu kuidagimoodi tuleb madu ja sa ei saa püha vaimu, nii nagu see räägib. Sellepärast, et enne kui ma ütlen, ma tegelikult olen mõelnud, ma olen asetanud ennast kohtuniku positsioonile ja ma olen tõuganud Jumala sellelt positsioonilt ära. Me vaatame korraks seda Jeesuse kogu tekst mäejutluses, mäletate, täna me vaatame seda ühte pusletükki. Me peame selle tagasi panema tervikpilti. See tekst siin ei ütle meile ja ei kutsu meid üles ära üldse hinnanguid anna. Ära üldse tegele sellega, mis on tõde, mis on vale. Ole absoluutselt lihtsalt selline relatiivne. Kõik on suhteline. Ei. See tekst ei kutsu seda üles tegema. Rooma kirja 1. peatüki lõpus Paulus kirjeldab väga konkreetselt neid teguviise, mida kristlased ei tohiks praktiseerida. Ta ütleb konkreetselt, need ei ole sobilikud usklikele. Aga siis ta ütleb sinna juurde, aga kui on inimesi, kes seda teevad, siis sina ja mina, meie ei tohi nendele anda lõplikku hinnangut nii oma mõtete kui oma sõnadega. Seesama probleem, mis oli juhtunud Iisraeli rahvaga, nad olid sellest Jumala lugude jutustamise kutsumusest jõudnud välja jaga ja valitse kutsumusse. Mina tean, mina ütlen ja siis need asjad ongi nii, sellepärast et Jumal on andnud ju meile oma sõna. Aga nii nagu me ennast sellesse positsiooni paneme, siis korraga me tõmbame selle piiri, et meie oleme võimelised sõnastama ainult viga. Aga meil ei ole ju selle vea juurde anda väge. Olete vaadanud ja kogenud seda vahest oma elus? Enda elus seda poolt on nagu kergem kogeda. See vahe ongi nii oluline, kui Jumal tuleb oma vaimu läbi ja kõnetab meie elus, näitab sõnas ja ütleb, et Gunnar, see, mis sa teed, see, mis sa tegid, see, kuidas sa suhtusid, see, mis sa ütlesid, see on patt. Aeg-ajalt see tuleb palves, aeg-ajalt see tuleb sõna lugedes, aeg-ajalt see tuleb ka sõpruste vestluste kaudu. Keegi annab tagasisidet, ütleb, et see, mida sa tegid või ütlesid, see tegi mulle haiget. Sa ütled, vau, Jumal, aitäh, et ma nägin seda täna. Aitäh, et ma seisin päris endaga sinu palge ees. Jumal, ma tänan, et ma tulin sinna ülevaatuse punkti ja sain aru, et tegelikult pidurid ei töötagi. Aga iga kord, kui püha vaim seda ilmutab, siis tema annab väe juurde. Siis tema annab tarkuse, strateegia ja jõu, et seda asja muuta. Mäletate, eelmine pühapäev meil oli see eriline võimalus, et me võisime üheskoos õnnistada Ingridit, kes täna on ka meie keskel. Ja see tekst, mida me seal tsiteerisime, 1. Johannese kirja 1.7 ütleb, kui meie oma patud tunnistame, siis tema on ust ja õige, et ta annab meile andeks, mitte ainult ei anna andeks, vaid ka puhastab, vabastab meid kõigest ülekohtust. Ja see on tihti protsess, see on tihti samm, need on tihti üks teekond, mida me peame käima, aga kui meie paneme oma südame selge ja võt seal on see vahe ilmselgelt minusugusel väga suure jutuga inimesel on palju suurem väljakutse hoiduda hinnangutest ja ma arvan, see on üks minu elu juba lapsepõlvest alates üks suur lahing, kust leida seda tasakaalu, kus leida nii-öelda seda puutepunkti, et öelda välja, aga öelda välja lugupidavalt, edasiviivalt, jõuduandvalt, nii endale kui teistele. Möödunud laupäev ja reedel oli Rakveres siin piiblilugemislaagri meeskond ja Peeter Nordberg oli siin teenimas. Sain temaga korra kokku, rääkisime erinevatest asjadest ja mulle väga meeldis ta selline analüüs või üks mõte, ta ütles, et mulle tundub, et midagi, mida Jumal on praegu tegemas Kristuse ihus üle maailma, ta on uuendamas sõnavara. Aga sellele peab eelnema mõtteviisi uuendamine ehk et
Me peame väga selgelt initseerima, markeerima ära, mis on patt. Aga õppima seda tegema sellisel moel, et me ei lükka ja ei välista inimesi. Me näeme, see on täna koguduse, nagu ülemaailmse koguduse üks suuri väljakutseid. Üks äärmus on selles kohas, et kuna öeldakse, et Jumal on ju armastus, ta on absoluutne halastus, ta on absoluutne heldus, siis me nagu üldse ei võtagi sõna. Olgu see siis abielumoraali küsimuses, olgu see mingites muudes teemades. Ei, lõpuks Jumal on üks suur armastus ja kuna ta on suur armastus, siis ta ju, kuidas ta siis saab nii teha, et ta keelab, täna öeldakse modernsel moel, keelab kellelegi armastust, olenemata mis soos ta on, olenemata mis viisil ta elab. Me vaatame, mõtleme, et ei, see küll ei ole, me ei näe seda piiblist. Siis on teine äärmus ja see on see, et väljapool Jumala kuningriiki, nii nagu mulle meeldib, Erki Tamm kunagi ütles, me kehtestame kristliku šariaadi. Et need inimesed, kes ei ole kunagi kogenud Jumala vaimu tööd ja tema puudutust, ei ole kogenud uuesti sündi, me tahame lihtsalt jõuga öelda, et aga teie peate ka olema sellised, nagu piibel kirjeldab. Teie ei tohi ka seda teist ja kolmandat teha. Me näeme, et see ka ei toimi. Aga tänu Jumalale, kui me vaatame enda ümber, et on sellised häid kristlikke apologeete. Inimesi, kes suudavad võtta tõe ja tuua selliselt arusaadavalt, kõnekalt tänases ühiskonnas esile, et panna inimesed valiku ette. Lõpuks ikkagi iga inimene ise valib. Võib-olla üks nendest, kui sa vaatad natuke, ja ta ei ole enda usulist kuuluvust liiga tugevalt positsioneerinud, aga minu teada peaks ta nüüd tulema varsti Eestisse ka Jordan Peterson. Väga huvitav mees, selline, osad ütlevad ta kohta, ta on sellise 20. sajandi lõpu ja 21. sajandi alguse C.S. Lewis, kes kutsub inimesi mõtlema väga radikaalsel moel pühendumisele, piibellikest printsiipidest tulevatele lastekasvatusmeetoditele ja nii edasi. Ta kuidagi moodi ei anna alla Jumala pühaduse standardile, aga teeb seda sellisel kujul, et väga paljud inimesed ütlevad, oota, ma olen valmis mõtlema. See oli küll nüüd radikaalne, aga selles on oma loogikat, selles on oma mõtted, selles on oma põhjendust. Et ma arvan, et see on midagi, mida me kogudusena, aga ka üksikisikuna, kui me räägime sellest, Mattiuse evangeeliumi 7. peatüki 1. salmist, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, kust leida see tasakaalupunkt, et me ei anna alla Jumala tões, aga me ei võta kohtuniku positsiooni, kus me ütleme lõpliku otsuse. Sellised inimesed on täiesti kõrvale pandud. Seda tehes inimestel enam lootust ei ole, vaid näes, et inimesed teevad selliseid asju, näes, et mõni vend või õde eksib minu vastu, siis ma küsin Joosepi moodi, kas siin on mingi koht, kas siin on mingi võimalus, et Jumal selle tõe juurde tuleks halastus esile. Ja vaadake siis, iga kord, kui tõe juurde tuleb päris ehe jumalik halastus, sünnib midagi, mille kohta me ütleme, et päästja tuli esile. See muudab maailma, see muudab seda paradigmat. Ja see on selle kohtumõistmise konteksti tegelikult nagu üks põhiline läbiv mõte. Enne kui me läheme leiva murdmise juurde täna, ma tahan 4 väga lihtsat küsisõna panna siia tahvlile ja anda mõne praktilise mõtte. Ma arvan, ei ole inimest, kes poleks olnud selles dilemmas. Ma saan ju aru, et see, mida tehti, on jama. Ja kuidas ma siis selle suhtes sõna ei võta? Kas siin on keegi, kes pole kunagi seda tunnet tundnud? Ei, mina ei saa kätt tõsta, mina kindlasti olen tundnud ja öelnud ja mõelnud ja aeg-ajalt vahest on nagu hästi läinud, aga paljudel kordadel meelt parandanud. Aga ma arvan, et seal on oluline küsida. Esimene asi, kui me tahame, et nendes olukordades, mis me näeme, et on vastuolus Jumala sõnaga, me näeme, et need on kuidagi vastuolus minu enda arusaamadega, et ma ei saa neid olukordi eirata, ma sain haiget, siis ikkagi on see esimene küsimus on kas see asi, mille kohta ma tahan mõelda või sõna võtta, tegelikult on minu jurisdiktsiooni all? Kas mina olen see, kes peab alati kogu maailma poliitilisi asju paika panema? Kas mina olen alati see, kes peab ütlema, et nüüd need asjad on nii, need asjad on nii ja need asjad on nii? Ma küsima esiteks seda, kas see olukord, kas see situatsioon, kas see teema, kas see on minu pädevuse, minu jurisdiktsiooni teema? Kui ei ole, siis on nagu esimene koht, kus ma saan sealt kiirteelt maha sõita ja öelda, et Jumal, anna mulle tarkust. Isegi kui see asi praegult mind mingil põhjusel emotsionaalselt puudutas, anda selle sinu kätte.
See sinu kätte andmine võib tihti olla läbi palvete. Ma võtan aega, et ma lihtsalt palvetan selle olukorra, selle mõtteviisi, selle poliitilise suundumuse eest. Järgmine küsimus. Mis? Kui ma saan aru, et see ikkagi nagu puudutab mind, see puudutab minu peret, minu elu, minu teenimist, seda konteksti, kus mina olen, siis ma pean küsima enda käest, mis siis tegelikult juhtus? Sest et tihti nendes hetkedes, mis on sellised teravad, kus me tahaksime hakata kohe kohtuniku positsiooni võtma ja lõplikku hinnangut andma, me väga tihti tagantjärgi vaadates alles saame aru, mis siis tegelikult juhtus. Tegelikult ei tehtudki ju mulle liiga, vaid ma jäin kuidagi selles situatsioonis võib-olla hammasrataste vahele. Tegelikult, mis juhtus, oli hoopis see, et keegi oli ühel korral lugenud piiblit ja saanud sellest valesti aru ja sellepärast ta ütles, et nii ja nii ja nii ja nii ja nii. Kui ma selle küsimuse olen ära mõelnud enda jaoks, küsinud teiste käest natukese nõuandeid ka, siis mul on palju kergem mitte kohtuniku positsioonile minna või küsida järgmist küsimust ja see on miks? Miks see juhtus nii? Sest vahest ka kõige paremate kavatsustega, ma arvan, me kõik oleme seda tundnud, et kuidagi moodi sellel päeval, ma ei tea, ma olin väsinud. Minul on ikka juhtunud elus palju kordi siiamaani. Omast arust tahtsin anda inimesele komplimendi, aga välja tuli hoopis, et täitsa rumalalt. Kunagi, see oli ammu aega tagasi, minust oli, vaatasin, kuidagi oli mingi seltskonnas, inimesel olid naisinimesel siis olid nii ilusad punased küüned ja ma ei tea, tuli nii rumal kommentaar. Kuna ma olin just metsmaasika moosi söönud, vau, kui tore vaadata, see oleks nagu metsmaasikates sõrmepidi käinud. Aga see inimene, tema tundis, nagu ma oleks öelda enam-vähem, et täitsa koba möku, esiteks ei oska pihkudega süüa ja teiseks pole käsi pesnud ja nii edasi. Ma sain, miks see tuli? Tegelikult oli see, et ma tahtsin komplimenti teha, aga tuli täitsa valesti välja. Ja viimane küsimus, ilma milleta tegelikult need eelmised küsimused ei täida oma eesmärki, on kuidas? Kuidas siit edasi minna? Ja ma arvan, et enamus sellistel olukordadel, kus meie tahame tõsta ennast nii-öelda kohtuniku positsiooni, see, kus meie ütleme, et me teame kõike, ongi see, et seda küsimust meie süda ei ole võimeline esindama. Meie ütleme, et olukord on selline, poliitikud on sellised. Teate, kui palju kordi ma olen ikka jälle nüüd kuulnud erinevates seltskondades, et need inimesed, kes enne väga kritiseerisid poliitikuid ja täna on mingil põhjusel poliitika maastikul aktiivselt kaasa löömas, üsna vaikselt ütlevad, et uskumatu, kui kerge oli ennem neid kritiseerida ja nüüd ma saan aru, kui keeruline on tegelikult selles positsioonis midagi muuta. See on nagu, nüüd ma olen selle sees, ma saan hoopis teistmoodi sellest aru, eks ju nii. Aga kas, ja kui see tõesti mingil põhjusel puudutab, siis ma küsin, et mis asi siis tegelikult juhtus? Ja loomulikult ma saan seda küsida iseendalt, ma saan küsida seda Jumala ees palves, aga kui ma tunnen, et mul ei ole jõudu küsida seda, et kuidas edasi, siis tulles siia, võta sõbrad appi, kutsu need inimesed, kellega sa koos Jumala kuningriigis teenid ja oled, küsi, kuule, ma ei taha seda lugu panna suure kella külge, aga ma tõesti ei saa aru, mis asi see tegelikult oli, mis juhtus. Ja siis on see järgmine küsimus, mis aitab meil edasi minna. Miks see võis juhtuda? Ja vaadake, see küsimus eriti tihti aitab esile tuua selles alastuses ja armus. Ma saan korraga aru, et see miks midagi juhtus, see miks keegi mulle midagi tegi, ei olnud tõenäoliselt pahatahtlik, ei olnud tõenäoliselt planeeritud, ei olnud tegelikult nagu minu vastu sihitud. Ja siis on see koht, kus ma saan küsida, aga kuidas siit edasi. Ja vot see on see küsimus, et iga kord, kui ma selle küsin päris avatud südamega, siis juhtub see, et korraga mina ei ole enam kohtumõiste ehk et lõpliku hinnangu andja, vaid mina tulen sealt alla selle platvormilt ja nüüd need salmid, mis algavad 7. paluge ja teile antakse, otsige te leiate, koputage ja teile avatakse, need hakkavad minu jaoks tööle. Ma palun Jumal, kuidas ma saaksin siit edasi minna puhta südamega? Vaba südame hoiakuga. Jumal, kuidas ma saaksin siit edasi minna, isegi kui ma tean, et nende olukordade klattimine võtab aega. Anna mulle tarkust. Kui ma näen, et mul on selleks üksi jõudu vähe, siis ma leian seltskonna, kellele ma tunnistan oma patu. Ja siis ma saan andeks. Ja siis ma saan selle jõu ja väe, et vabaneda ka kogu ülekohtust. Ja teate,
kui hea on siis minna ühel hetkel Jumala trooni ees selle kohtumõistmise altarile, nii nagu ülevaatusele, ja öelda, et Jumal, siin ma olen. Ühest küljest, nagu Jeesus õpetas, ma tean, et ma olen kõlbmatu sulane. Minu eneses, minu lihas, minu olemisviisis ei ela sügavalt seda headust, et ma saaksin tulla ja käed puusa pannes öelda, et aga Jumal, kuna ma olen ise nende 4 küsimuse järgi sinu armus proovinud oma elu elada, siis ma tean, et ka kui sina vaatad minu elule, siis mis iganes on olnud need esimesed vastused, me jõuame siia välja, kuidas edasi? Läbi Kristuse lunastuse. Läbi selle, et kui mina olen andnud oma elu Jumalale, olen palunud andeks oma patud ja elanud sellist elu, et Jumal saab minu elu kaudu viia tegelikkuseks seda Johannese 3. peatüki 17. salmi. Et ma ei taha hukka mõista maailma, vaid päästet tuua sinu kaudu maailma, siis ühel hetkel, kui ma seisan Jumala palge ees, korraga ei ole enam üldse nii tähtis, kui vigane ma olen olnud, kui ekslik ma olen olnud, kui saamatu ma olen olnud. Vaid nii nagu Piibel kirjutab, seal me kiidame ja ülistame Jumala armu. Ja selle ühe looga ma tahan selle jutlusosa lõpetada ja siis me võtame aega selleks, et koos täna tuletada meelde Kristuse surma. Ja mul on hea meel, et täna on siin esinevate koguduste esindajad, et kui haigus on rabanud Virumaa inimesi, siis lõunast ja põhjast on tulnud rahvast juurde, nii et saame koos ruutkoguduse pastori Jakob Killiga, isa nimi tahtis kõigepealt tulla, aga sain sabast kinni, Jakob Killiga murda leiba. Aga teate, see, et me ükskord Jumala kohtujärje ees võime päriselt kiita ja hõisata, see ei ole ainult teooria. Mõned nädalad tagasi olin koos ühe toreda seltskonnaga, kus üks ikkagi suhteliselt noor naine rääkis sellest hetkest, kui tema abikaasa astus üle igaviku piiri. Ta oli võidelnud vähiga, ta oli kristlane, ta oli pidanud korralikku lahingut ja võitlust, aga lõpuks oli hetk seal maal, et oli aeg lahkuda. Ja nad olid õhtul kodus ja see oli pikem lugu, võib-olla see inimene ühe korra jagab seda, see on minu arust väga-väga erakorraline, eriline, ma ainult toon sealt mõned lõigud. Ja õhtul kodus hapnikumask kukkus selle mehe näost ära ja abikaasale tundus, et ja nüüd ta läkski, ta astus igavikku. Ja ta helistas kiirabi, et kiirabi tuleks ja tuvastaks surma, aga igaks juhuks siis avastas, et sellel ajal, kui kiirabi tuli, pani maski näkku tagasi. Ja kui ta pani maski näkku tagasi, siis mees tuli ellu tagasi ja kui kiirabi kohale jõudis, siis see mees lihtsalt õitses seal, kohe hakkab surema, aga ta seal õitseb seal voodis ja ütleb lihtsalt suur au, sest ta oli käinud Jumala trooni ees ja ta tuli sealt tagasi. Ja kiirabibrigaad on seal ja ta vaatab neid oma viimase jõuga ja ütleb, et miks te siin niisama seisate? Kiitke Jumalat, te kujuta ette, kui tore ja kui rõõm on Jumala palge ees olla. Kiitke Jumalat, plaksutage ja hüüdke halleluuja. Ja ma räägin teile, see tundub nagu siuke friik, aga see abikaasa räägib nii toredalt, teate, sellel hetkel see ei olnud friik. Sellel hetkel oli nii, et siis kiirabibrigaad, 3 inimest ei olnud kristlased, aga siis ma saan aru, et 2 nendest autojuhte, seal siis see üks õde, need siis hakkasid plaksutama ja halleluuja ütlema. Ja siis see brigaadi juht seisab selle naise kõrval ja ütleb, midagi sellist ma ei ole kogu oma praktika juures näinud. Me tuleme kohale, et tuvastada inimese surma ja siis me seisame siin ja ütleme halleluuja, halleluuja. See, kes pidi ära surema, ütleb suur au, suur au. Aga teate see, kui seda kõike rääkis lahkunu abikaasa, kes jäi siis oma lastega ühest küljest leinama, aga teisest küljest jutustama lugu suur au, oli nagu nii eriline hetk, et mõeldes sellele, ei ole korraga enam hirmu minna täna tehnoülevaatusele, minna ise täna Jumala kohtutrooni ette ja öelda, Jumal, ma tahan tulla nagu ma olen, tule korrigeeri mind, tule puhasta mind. Tundes sellist Jumalat, tema armus, ühel hetkel me ei pea kartma seda, kui meie elu lõpeb. Kas siis, kui me oleme oma elupäevade mõõdu täis jooksnud, oleme võtnud parima või mingil põhjusel tundub, et me peame minema liiga vara, nii nagu läks see mees, siis me võime ka minna selle kohtu aujärje ette ja öelda suur au, sest kuidas ma saan tulla läbi selle, Kristus on mind lunastanud. Aga et me sinna jõuaksime, siis me peame leidma oma elus selle tasakaalu, õppima ütlema, et tõde on tõde
Jumala sõna on täna täpselt samasugune, Jumala sõna, nii nagu ta oli 2000 aastat tagasi, nii nagu ta oli 4500 aastat tagasi, kui Moosese lood algasid, aga selle kõige sees. Jumal, õpeta mind elama ja väljendama ennast nii, et mina ei oleks kohtunik kohtutroonil, vaid kuni veel sa annad inimestele elupäevi ja hetki, võiks minu elu kaudu arm esile tulla, et inimesed küll nähes ja kuuldes ja kogedes, mis on valesti, saaksid julgust ja lootust, et ka sealt saab minna edasi. Ja sellepärast, sõbrad, nüüd